Eelmisel korral, kui mina Horteses käisin, siis siin õues valitses veel suur tühjus ja käisid ainult ettevalmistustööd. Tänaseks võib küll öelda, et kevad on saabunud, valik on siin meeletu, nii et kõik rohenäpud, kellel näpud sügelevad, siis istutamiseks on siin valik suur. Tulge ja veetke siin terve päev ja valige endale taimi. Meie oma tänases aianurgas räägime sellest, millised võiks olla esimesed õitsvad taimed, mida siis istutama hakata. No eks meil ikkagi läbi aastate on kõige populaarsem esimene istutus olnud nii võõrasema kui sarvkannike. Et mõlema puhul, isegi kui nad on meil tulnud kasvuhoonest või kusagil paari päeva karjuvad nad ära, kui just nüüd kohe ei tule see miinus peale, aga selle jaoks on olemas katteloor inimesed. Panete kahekordselt peale, servad poti alla ja mured on murtud. Ja aiakeskuses ringi vaadates on tegelikult tänapäeval päris palju siukseid ette ajatatud või kasvatatud sibulillesi, ka siin on olemas meil praegu tulbid laua peal, et kõik see sobib, aga jah, et see on nagu natukene lühemaajaline. Nii et need võõrasemad ja sarvkannikesed on siis nagu pikaajaline kevadlill, ütleks selle kohta. Nii, aga lähme nüüd nende võõrasemad istutamise juurde. Räägime täna siis nende võõrasemadest kompo, muldade ja väetiste näitel. Jah, et siin on nüüd laua peal meil niisugune suur raske 50-liitrine muld ja samas on siin niisugune 25 liitrit, et see on siis nüüd hästi tugevasti kokku pressitud. Iseenesest, kui ma nüüd võtan enam-vähem, kui ma võtaksin 4 pakki seda 25 liitrist, on sama palju autos ruumi läinud ära kui selle 150-sega, et selline on niisugune hästi kokkuhoidlikult pressitud. Aga lisaks sellele, kui me nüüd istutama hakkame, ma ka ennem ütlesin, et need võõrasemad ikkagi, kui ma tahan, et ta pikalt on ilus, vana õis ära näppida ja kindlasti vajab väetamist. Ja kui nüüd mõelda selle peale, et jah, mingi hetk nüüd need võõrasemad vahetatakse välja suvelille vastu, siis on ikkagi, kasutage head mulda ja ärge laske taimel seda tühjaks süüa, väetake juurde. Ja kompol on siis nüüd olemas täiesti uus väetise sari, mis on siis see kompliit. Et mis ta siis nüüd annab? Ta annabki niisuguse pikaajalise ühtlase tulemuse, kui me ikkagi jälgime ka neid väetamise juhiseid seal peal, nii nagu kirjutatud on. Mõõtke kindlasti korgiga, ärge pange umbes. Ja teine, mis on väga head, on siis samas sarjas on niisugused pikatoimelised väetised. Et siin on nüüd koos nii lühikene toime kui ka pikk toime. Et pikatoimeliste väetiste häda on alati see olnud, et ta ikkagi jääb jupp aega mõtlema ennem kui sealt midagi tulema hakkab. Aga siin on siis nüüd see, et 2 tüüpi graanulid sees, ühed hakkavad kohe toimima, teised hakkavad toimima ja toimivad siis umbes 6 kuu jooksul. Et need, kes nüüd igapäevaselt ei taha päris siis väetada, sest need vajavad ikka tihti kasutamist, siis istutamise käigus võiks juba ka mulda segada selle pikatoimelise väetise, mis hakkab ka osaliselt kohe tööle ja vastavalt vajadusele, et siis tuleb hakata ka väetisega, vedelväetisega juurde andma. Aga hakkaks istutama ja vaataks, mis nendes mullakottides on. Ja nüüd on see kott siis lahti ja kui vaadata, no jah, harjunud ju tavalise siukse enamlevin turb, aga siin nüüd on ka siis ilmselt turbavaba substraadiga tegu, paistab siit koort ja siukest komposti sees ja need valged ei ole mitte teomunad, ärge seda nüüd põllake. Et siin on siis nüüd perliit sisse pandud, mis siis hoiab ilusasti seda vett pikemaks ajaks siis taime kasutuses, et vee hoidmise vahend on siis sisse pandud. Vaatame ka, mis siis sellest teises pakendis sees on ja siis teeme oma valiku, mida me täna siia lillepotti paneme. Ta on niisugune kandiline mugav kaasa võtta ja kasutada, ja kui nüüd vaadata ja peo peale võtta tihedalt koos ja samamoodi niisugune natukene peenem struktuur, perliit juurde pandud, et siis vett säilitada, nii et ideaalsed niisugused pikemaks, et ütleme siis terveks suveks kasutatavad mullad. Et mingi kogus seda head mulda sai nüüd siia sisse pandud ja need on siis nüüd need sarvkannikesed väikse õiega. Iseenesest on niisugune ilus tihe see ja kui ma nüüd vaatan neid poti läbimõõt ja kui ma tahaksin neid väikselisi sarvkannikesi, võiks ju selle poti võtta ja siia sisse siis välja lüüa ja istutada nad. Aga jah, et tegeleme siis täna, no ilus suur pott on, siis istutame siis pigem neid suure õiega võõrasemasi siia. Ja selleks, et nüüd teda istutada, oleks hea natukene seda juurepalli niimoodi lõhkuda. Siis ta juurdub meil paremini. Seda siin kartma ei pea, et ma juured ära lõhun. No lõhudki juured, näed, katki lähevad, krõbisevad lausa, aga ta juurdub ja hakkab meil paremini kasvama. Järgmine asi, mis on, kui me istutame, peab see sama muld
see taim jääb sama kõrgusele, aga muld peab ulatuma siia ääre peale, sest siis muidu juhtub see, et see serv jääb kuivaks ja hakkab meil kuivama. Nii et paneme siia nüüd kõvasti mulda veel juurde ja istutame, teeme selle istutuse lõpuni. Kui palju mulda panna? Tavaliselt jäetakse siis kastmisservaks üles umbes sentimeeter, aga kui ma nüüd kastma hakkan, siis see muld vajub veel allapoole, nii et iga kord, et ärge seda viimast peotäit mulda siis nõndanimetatud ära raisake, vaid pärast niisugust tugevamat kastmist, siis vaadake, kas on vaja mulda juurde lisada. Teate, mis me jätsime tegemata? Me jätsime pikatoimelise väetise panemata. Ja nüüd tekib küsimus, kui mul on istutatud, kas ma saan veel panna. Anna mulle see pakk. Võtame selle lahti ja tegelikult saab pikatoimelist väetist veel praegu ka panna, mis siis, et meil on istutus tehtud. Ja nii, et ma lubasin, et siin sees on siis erineva selle kiirusega need väetised, et pisikesed heledad hakkavad siis kohe toimima ja teised natukene hiljem. Kui nüüd teha seda varem istutamise etapis väetamist, kas siis kuhu tasemesse ja kuhu kihti see peaks minema? Enne istutamist oleks laotanud ma selle mulla peale kergelt sisse seganud taimed ära istutanud. Et õnneks selle pikatoimelise väetisega kunagi hiljaks ei jää. Et jäi segamata sinna alla, saab teha augud mulda ja panna väetise sisse ja taim saab kogu suve kätte, kui tal on vaja. No nii, ja selline võiks olla siis üks lihtne võõrasema istutamine heade vahendite, heade muldade ja väetistega. Tõesti üks esimesi asju, mida õitsvaid siis aias istutama saab hakata, nii et kel näpud ikka juba tõsiselt sügelevad, siis rutake aianduskauplustesse, näiteks ja samasse Hortesesse, kus valik on hetkel veel väga hea ja väga suur, aga ma kardan, et seda ei jätku pikalt.